videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja ongi see käes, mis varem või hiljem nagunii kätte pidi jõudma. Saated on segi. Nii et ei ole midagi parata, täna ei ole mitte Andres Rait siin, vaid hoopis üks Margus Lepa, üks ja ainukene ja üksinda. Ja homme võib juhtuda, et on hoopis herr doktor Viktor Vassiljev eetris ja Andres Rait jõuab alles kolmapäevaks. See võib nii minna, aga ega ma pead ei anna. Igatahes ma väga loodan, et kõik saated tulevad nii, nagu nad tulnud on. Ja olge tänatud kõik, kes te toetate meie võimsat ja, nagu ma aru saan, nii mõnegi jaoks võigast tegevus, sest vaat nagu neetud on olukord selline, et kõigepealt tõde on üks, ametlik seisukoht on tavaliselt teine. See on niimoodi märkamatu, aga ta on siiski näha. Täna võtaksin ette taas segased teemad, nii nagu ma neid olen ette võtnud ja eks seal ole põhjust ka, sest tahes-tahtmata paned sa tähele, mis toimub sinu ümber ja saad aru, et inimene peab natukene nägema ette ja natukene nägema taha. Loomulikult ei saa inimene vedada kaasas oma minevikku. Ütleb ka Hiina vanasõna, et kes minevikku kaasas veab, elab rasket elu. Ja muidugi see on selline omalaadne kiibitsemine, et oleks ma siis võt niimoodi ja siis oleks ju läinud niimoodi ja siis niimoodi. Ei, sellised arutelud tõsta palun tuleviku poole. Mis juhtub, kui ma nii teen? Mis juhtub, kui ma nii ei tee? Ja nii edasi, nagu suur Schopenhauer on välja toonud. Aga praegu võib ju öelda, et tuleb taastada mõtlemisvõime, uuesti õppima asjadest aru saama. Hiljuti oli mul juhtum, kus sai vesteldud ühe inimesega ja põhimõtteliselt tuli mulle meelde ühe vana loogikaõpiku näide. Astub tuppa keegi asutuses ja küsib, kas direktor on siin oma kabinetis, mitte jumal hoia, mitte enda juures, ussib ja vene keeles puhas puutõlge. Katsuks ikka eesti keeli end väljendada, seda enam, et kohustuslikus korras ja ka vabatahtlikult ollakse suuresti selle vastu, et üldse vene keel veel maa peal alles on või umbes niimoodi. Ma võin ka eksida, aga ongi, et kas direktor on oma kabinetis. Üks selle ruumi töötajatest vastab, kui ma tulin, siis tema autot maja ees ei olnud. Mille peale võib panna pröökama, mis kurat see auto siia puutub, ma küsin, kas direktor on oma kabinetis ja vaat see ongi bürokraatlik puuloogika, sest sulle öeldi selge tekstiga, et direktori auto ei olnud saabunud, järelikult direktor selles autos ei olnud saabunud, järelikult direktor ei sisenenud majja ja kogu see jada. Hei, mis kurat see auto siia puutub, lolliks peate mind või? Ja nii edasi. Vaat nii ei tohi teha. Aga mõne käigu ette peab ikka nägema. Eks seda, mis juhtub, kui saated segi lähevad, seda
No, seda ma olen uneski näinud, ei ole midagi parata, see on niisugune nähtus, no igal inimesel on teatavad head ja halvad unenäod, aga kas nad nüüd nii väga mõjuvad, seda ma ei tea. Lugesin eile kommentaari, Facebooki sai pandud üks pilt ühe Araabia maade mõtleja tsitaadiga, see muide oli see mees, kellest sai alguse minu teada salafism, aga ega ma vaidlema ei hakka, kui kellelgi on täpsemad andmed. Ja selle pildi alla oli kirjutatud kommentaar, kirjutaja oli siis Margus Meigo Ministeerium. Huvitav, et sa elustud uuesti ikka ja uuesti aja takka, kuid mis saab hiljem, kellele eripropaganda pulk edasi antakse? Küsimärki muidugi ei ole. Eks kirjavigu ole ka, ega see eneseväljendus ka nii kunstipärane ei ole, aga kõik selle kannatab välja, sest mõte on mõistetav. Mis siis saab, kui sa koodid sirgu lööd? Kuigi mõeldes sellele, et mõne mõtted läksid Piraki vastlapäevale ja seakootidele ja muule taolisele, ühesõnaga, mis siis saab? Siis saab see, et vaadake ise, kuidas hakkama saate. Igal juhul tahan ma jätta kõik võimalikud paroolid ja ligipääsud ja värgid nende inimeste kätte, keda minu meelest minusugune võib usaldada. Vaadake, kui palju minasid, kui tähtis mina. Ja vaat siis tehke edasi. Sai siin puudutatud teemat parteid kui maffia perekonnad. Igor Gräzin ütles, et sellest võib väga pikalt rääkida. Ma arvan, et selle teema võibki talle jätta. Kuigi maffia perekonnad sõdivad, siis on maffia perekondadele mingisugune kaugem katusepanija, kuni me jõuame kunstipärase Don Corleoneni välja, kes tunneb väga hästi tundis filmi järgi oma piire ja nii edasi. Räägitakse, et järgmine seeria on ka tulemas, seda ma ei või teile kinnitada ega ümber lükata. Aga selle maffia teema peal võib öelda, et eks meie valitsuste valitseja ole ju Euroopa Liidus kiski, kelle nime me mitte ei tohi teada või kelle nime me ei seosta või ei oska mõista või kui eestlased või muul viisil. Euroopa Liit on meile kui katuste katus. Hiljuti tuli välja uudis, et igasugused eripärase seksuaalsuse käsitlused lähevad nüüd riikide käest ära Euroopa Liidu kätte ja tema ütleb, kuidas on hea ja kuidas on õige. Euroopa Liit muudkui kavatseb suurendada oma volitusi. Siin tekib muidugi küsimus, et aga kes see pärgel teda volitab õieti? Või hea küll. Peegeldusena jõuab see muidugi alla välja. Ja võtaksin nüüd ühe loo, ega see nii väga vana lugu ei ole, aga see on seotud Tallinnas Vana-Lõuna tänava pagaripoiste asukohaga. Pagaripoisid on hädas ja on kohe hästi hädas, sest mingisuguse kena projekti Ohutu koolitee raames tehti niinimetatud liikluskorralduse muudatusi. See on huvitav teema sellepärast, et ma puutusin sellega kokku, kui lähedal asuvas koolis käis ka mu poeg
ja seal taheti luua mingisugune eriti lastevanemate ja eriti katust pakkuv organisatsioon terve kooli piires ja siis üks tuntud endine poliitik oli ka seal ja tema kogus siis meid kokku, palju meid ei olnud, mõned 3, 4, 5 võib-olla, ega ma ei mäleta ka, ja ütles, et meie peame nüüd näitama, et me tegutseme. Me peame näitama, no milleks kuradiks, kui ei ole midagi teha. Ja siis keegi tegi ettepaneku, et Pärnu maanteel on siukene koht, kus tramm sõidab kõveriti ja jalakäijad saavad minna otse ja autod saavad teha parem pööret, et nüüd tuleb saata kiri, et sinna pandaks erivalgusfoorid või midagi taolist, sest see on väga ohtlik lastele. No ma ei tea, kas seal mõni avarii on olnud, kas on olnud mingisuguseid olukordi, no võib-olla viimasel ajal on, aga põhjust nagu ei olnud, sest seal oli niigi ju valgusfoor ja seal oli niigi võimalik üle minna ja ei ole mõtet hakata nõudma tunnelit või viadukti või, sest inimene läheb ikka sealt, kus otse saab minna, sest nii on mõistusepärasem. Aga pagaripoiste maja ette pandi prsse täis poiste ja parkimisala on sihuke, et ei, sinna mahub küll, aga väga hädiselt ja noh, tähendab, seda on jah. Meelis Pärn, tema on pagaripoiste pealik, tema juba pöördus transpordiameti poole, et isand lase perel elada. Käive kukub, külastajaid ei ole, no niigi kehva, muide tema on vaata, et ainus, kes oma küpsetiste sisse siiamaani minu teada ehtsat võid paneb. No jah, aga 8. septembril oli tehtud siis vägev liikluskorralduse muudatus ja väidetavalt muutis see tee ohutumaks. Ma leian, et kui sinna viia umbes 40 tonni pinnast niimoodi kuhjata, siis vaat selle pinnase koha pealt on liikumine, liikluskorraldus ja kõik täiesti ohutu. Nad kuradid lähevad ju mööda. Nad lähevad ju asfaldi peale, selge see, siis võib hakata täitma riigikassat või linnakassat või mida kuradit trahvidega, sest ei tohi ju, meie ütlesime, et ei tohi. Aga teate, linnas peab olema hea elada kõigil, mitte nii, et korraga mõeldakse välja, et see grupp on lollakad, neid tuleb aidata ja noh, ime, et ei ole veel palgatud 10 isikuid, kes lapsel käest kinni võtavad, kui see vöötrajal tahab teed tänavat ületada. Et see oleks siis siukene, noh, liikluskorralduse huvides tehtav väljaminek või midagi taolist. Aga poiste on täis see parkimisala, parkida ei saa, no seal oli enne juba natukene niimoodi kehvasti selle parkimisega ja nüüd on kohe eriti hull. No enamalt jaolt niisugustel puhkudel ei ole tegu mitte liikluskorralduse muutmisega ülinaiivsetele põhjendustele tuginedes, vaid see on elukorralduse muutmine, kusjuures põhjendus on ikkagi ülinaiivne ja mõttetu. Vaadake, kui, no ma saan aru, autojuhi luba on paljudel, paljud oskavad edukalt sõita ka, nii et ei ole asetanud ennast ega teisi
tulemuslikult ohtu. Eks neid situatsioone ikka tuleb ette, aga jah, paljud, kellel on juhiluba, on ka näidanud oma riigitruudust ja maksnud mõne trahvi ära, sest kurat võtku, kui riigieelarves on rida, mis ütleb, et trahvides peab laekuma nii ja naa palju, siis korralik inimene on ju riigi vastane. Või olen ma valesti aru saanud, võib-olla valesti, ei tea. Aga eks need kunstlikud, ma isegi ei taha vihjata, kus kohast välja imetud põhjendused, need on paljudel juhtudel, vaadake, see on ameti ehk riigi täievolilise ametliku esindaja imetud, see põhjendus. Ja järelikult on see riigi seisukoht, ma võin ju niimoodi järeldada, eks ole. Meil muidugi see ka, et on küllaltki hullud olukorrad, see on seotud nüüd vaba kasvatuse ja kasvatusvabadusega, mis enamalt jaolt laseb tekkida hulgi sihukesi huvitavaid lapsukesi, kes muud maailma ei tunnistagi, vaat minu tahtmine sündigu. Meenub näiteks Pärtel-Peeter Pere, kes ühel koosolekul miks küsimusele vastas, sest mina tahan nii. Kõik. Kui juba tema pühadus tahab, kuidas ma üldse küsisin, et miks sa sihukest lollus... Ma olen nõus kõigi ees vabandama, sest see on nii pull olukord. Kui vaadata veel lapsukeste poole, siis lugesin mina eile, et 23-aastane Hispaania noor vormelisõitja Antolin González oli tema. Võttis kätte ja pussitas vaidluse või selle käigus surnuks oma isa. Praegu tegeletakse kohtus, ma ei tea, uuritakse, aga fakt on see, et vaidlus läks üle kätte. See ei olnud enam vaidlus, see oli, ma ütleksin, kaklus. Ja ükskõik, kumb seal oli nüüd ähvardav pool, kumb ei olnud, tulemus ei ole seda väärt. Kirjutab millestki taolisest ka Nele Taaramäe oma Facebooki lehel ja seal on ta märkinud ära sihukese huvitava asja, et kahjuks mina tegin ka neid vigu või midagi taolist. Jutt on laste kasvatamisest ja võtsin mina kätte, Andres Raid ikka suur eeskuju, ja võtsin mina kätte ja trükkisin kenasti välja ühe ilusa, õigemini siin on 3 tükki neid, uudise, mis ütleb, et Lõuna ringkonnaprokuratuur lõpetas septembris kriminaalmenetluse lapsevanema suhtes, kes lõi korduvalt last vastu peput. Kriminaalmenetlus. Vaadake siin, kui tulla selle direktori näite juurde, siis ma tahaks teada, kes läks politseisse kaebama ja kirjutas avalduse, kes oli koputaja. Ja kas need paugud olid siis nii kõvad, et me ei saa lapsele kohta öelda, et põrakas oli nii kõva, et proteesid lendasid, tal ei ole proteese. Veel ma väga loodan, jah. Kahtlustuse järgi võttis mees jõuliselt kinni alaealise lapse käest ja lõi last vähemalt 2 korral tuhara piirkonda, mille tagajärjel hakkas laps nutma ja tundis valu. Õigem oleks vast tundis valu ja hakkas nutma, aga kui püha meedia kirjutab, et kõigepealt hakkas nutma, ja siis mõtles, kurat, ma ulun, mul oli valus või midagi taolist.
Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega, leidis prokurör, et süüdlase kriminaalkorras karistamine ei ole antud juhul põhjendatud ega vajalik. Viimased kohtulikud karistused on seoses mootorsõiduki joobes juhtimise või süstemaatilise ilma juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimine. No hea küll, on nii öeldud, on. Kohtualune on kohtueelsel uurimisel oma tegu tunnistanud ja kahetsenud. No kahetseda võiks ta siis, kui pani lapsele paar pauku asja pärast ära, ma eeldan, et asja pärast, ja tulemust ei olnud. Või õigemini jah, tulemus oli nii sitt, kui ta siin praegu kõlab. Vägivald lapse suhtes sai alguse eelkõige puudulikest oskustest ja teadmistest laste kasvatamisel. Sellised laused meenutavad mulle Peteri printsiipi, mis on kirjutatud ürgammu ja kus juba märgiti ära, et Inglismaal Londonis on olukord selline, et me ei imesta enam, kui abielu nõuandla konsultant on homoseksualist. Võib-olla mõned aastad enne seda, kui Peter kirjutas oma teosele eessõna, oleks veel imestatud, nüüd enam mitte. No jah, puudulikud teadmised lapse kasvatamisel. Huvitav, ei, ma nüüd hakkan aru saama, miks neandertaallased välja surid. Laste kasvatamisel oli puudulikud teadmised. Võib-olla söödi lapsed ära või umbes nii. Nii peab, siin on veel, kriminaalkorras karistamine neid oskusi juurde ei anna, järeldas keegi, kellel on otsustusvõime ja kes ilmselt mõistis olukorra tõsidust heas mõttes. Nii on vähemalt kriminaalmenetluse lõpetamise määruses. Nii et nii peab lapselööja pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole nõustamisteenuse ehk vägivallast loobumise toetamise saamiseks. See kõik kõlab kuradi hästi. Iseenesest paar plaksu lapsele vastu tagumenti, keegi võttis kätte. Ma ei usu, et laps, ma kujutan ette, see käsi on madalal, see käsi tõsteti üles ja siis koputati ka suhteliselt madalale. Ma oletan, et see laps ise avaldusega maha ei oleks saanud. Ma arvan, et ta suunati kuidagi pidi, aga sel ei ole tähtsust. Tähtis on, et nii juhtus. Ma mäletan ammust aega, kui meile tuli taas iseseisvumine ja kui õpetajad said madalamaks kui muru ja neid võis saata perste igale poole ja nemad pidid kõrvad lontis ära kuulama ja ei tohtinud isegi häält tõsta. Ja nad olid süüdi kõiges. See oli niisugune eriliselt rõve periood Eesti Vabariigi ajaloos. No ma saan aru, karjavärav valla kõigil, vabadus kõigil, ja küll. Pisteliselt oleme saanud muidugi läbi aegade iseseisvusajal siis lugeda selliseid lugusid Ameerikamaa kohta, et on alles olud, küll me imestasime, lapsed võivad oma vanemaid kaevata kohtusse. Ja nüüd, welcome, dobro požalovat, tervetuloa, nüüd on see siin. Ja vaadake, kui pikk lugu sai pool A4, mitte just kõige suurema kirjaga. Ja see lugu on ka selline, et teda tuleb tõlgendada, sest
kui Andres Raid räägib ka siin õpetajatest, siis ma julgen meelde tuletada lauset, mille parafraas võiks olla seina peale taotud õpperuumides ja koduski kõikidel tulevastel õpetajatel ja see võiks olla: õpetajat tuntakse vaikusest, mille ta endaga kaasa toob. See on üks autoriteedi märke. Mitte, et sa vastu lüüa ei tohi, aga see märatse vahvikari tuleb kuidagi seisma panna. No jah. Kohati tundub, et võt niisugune vaba kasvatus või kasvatamata unustamine, see loob tingimused. No, eriti kui ma loen siin, et puudulikud oskused ja teadmised laste kasvatamisel. See tähendab, et oma titepõlves ka nagu kogemust õieti ei ole. Ja on see, et miks sa nii tegid? Ma tahtsin nii, milles sisaldub kõik. No jah, aga tundub, et paljud, siit muidugi koorub välja ka, miks paljud naised mitmed naised, ma siis ütlen viisakamalt, ei tahagi sünnitada. Sest neil võib tekkida hirm, et nad sünnitavad peresse orjapidaja, kelle ees nad peavad koogutama surmatunnini siis ilmselt. Olen näinud ise ka kauplustes ebameeldivaid stseene, kus mitte ainult laste ja vanemate vahel on rängad konfliktid, vaid ka laste ja vanavanemate vahel. Mul on hea siit kõrgemalt vaadata, ma oma vanuses võiks olla juba vanavanema vanem või umbes niimoodi, aga sellel ei ole ka tähtsus, see on repliigi korras. Ja kohati jääb tõesti mulje, et laps, see on nagu mingisugune kuradi tuumareaktor või tiksuv pomm, millega X-kordse halduskorralduse või tontia mille haridusega vanem kuidagi pidi toime ei tule, sest lõppude lõpuks eks see hirm, et äkki keegi koputab, on ju ka veel kaela peal. Aga jah, sünnib laps ja siis ei teagi kummast otsast talle nüüd piima sisse toppida ja seda enam, et kui laps juhtub veel oksendama ka, siis arvatakse ju, et see, mis on pea pool, see on tegelikult tagument. No ei ole niimoodi, no oli halb nali, ei ole midagi parata, aga kannatage ära. Samas on meil muidugi igasuguseid kursusi, koolitusi, alates jooga võimlemisest naistele, kes arvavad, et nad võivad olla juba rasestunud. No siis on veel igasuguseid hingamise kursuseid nendele, kes ise ei oska hingata sünnitusel ja keda siis ilmselt ämmaemand ka ei oska juhendada, vähemalt niimoodi tundub nende eelduste järgi. Ei, mul ei ole selle vastu midagi. Käige kursustel, midagi kasulikku ikka saate, peaasi, et ei joo ega laamenda. Eks ole, siis on kõik korras. No muidugi suur hulk inimesi hakkab ennast pidama gurudeks, aga kui te vaatate gurude saatusi, siis ma tean mitmeid näiteid, isegi Benjamin Spock, kes kirjutas haarava raamatu laste kasvatamisest ja muust taolisest, sai sellega ise puuga pähe ja pehmelt öeldes lõpetas halvasti. Tal olid ju ka lapsed, aga need tema teooriale ilmselt ei allunud. Jah, ja muidugi see, et hakatakse liiga varakult, meestel on seda vähem, aga naised kipuvad tütardega ikka sõbrannatsema ja küsivad siis imiku käest nõu isikliku karjääri kujundamise ja korteriremondi küsimustes ja teate, võib-olla te ei pane isegi tähele, aga
vabandust, vaatasin kella, aga kahtlemata te olete sattunud poes peale märkamatule stseenile, kui ema küsib lapsukese käest, kes ei nii suured veel jala ei käi, nemad on ikka kärused. Mis sa arvad, kui me täna ostaksime vahelduseks camemberi? Sa ei ole seda ju söönudki. Ja võt, nüüd titt peab. No vaata, füüsiliselt, väljanägemiselt siuke ei ole titt. Aga ta on siit titt. Ei ole midagi parata ja ta teab, et tal on meeletult palju õigusi ja kui ta ütleb, et ei, me võtame seda punast. Aga tuleb välja jälle, et see punane ei ole üldse söödav asi, vaid see on mõeldud näiteks kärbeste nottimiseks. Prae see nüüd ära. Lapsi, nii kurb kui see ei ole, ei õpetata eluga toime tulema. Pigem õpitakse ise leppima lapse kehtestatud reeglitega. See oht on meil suuresti sees, te võite eitada. Aga katsuge ennast erinevates olukordades ära tunda. Olen siin muidugi eputanud ka, et poja kasvatusmeetodid olid sellised, et ta võis kaunikesti vabalt teha kõike, kuni see ei hakanud teda ohustama. Ja kui sai selgeks tehtud, mis on püss ja kuidas seda käsitleda, siis ma teadsin, et need reeglid on omaks võetud ja ma ei pea selle pärast enam muretsema. Muidugi, mis tapab ära nii lapse kui täiskasvanu, on see, kui teda kontrollitakse liiast ja tema vigu parandatakse. Võetakse tema koolitöö ja siin on kahtlustuste järgi sa kirjutad. Aga kas seda ei saaks kuidagi pehmemalt ja ilusamini kirjutada? Mina kirjutaksin küll teistmoodi, mine ja mõtlen, kui talle näidatakse vigu. See ei klapi, teine ei klapi, ta võib olla isegi algaja töötaja kuskil firmas. Ja kui öeldakse, et ei, seda ei tehta nii, näed, ma näitan sulle, kuidas seda tehakse. Ja järgmine kord, kui ta teeb täpselt nii, nagu talle näidati, ei, seda saab natuke teistmoodi teha. Ja läheb nii, et ta kaotab absoluutselt enesekindluse ja julguse ise otsustada. Kujutage, mis siin kujutada, ma olen lugenud pealkirju, kus õpetatakse loovkirjutamist. Kellele? Kas äkki nendele, kes ei tule toime veel elementaarse õige kirjaga või? Kuidas saab õpetada loovust? Aga näe, saab. Mea culpa, olen loll, ei tea ja lapsest saadik ma olen igasuguseid õppimisi jälestanud, nii et ei ole mõtet mulle hakata seda seletama ka. Ja sellega, et sa parandad ta vigu liiga palju, kui kujundlikult öelda, sa kustutad sära tema silmades, tema loovuse, tema loomingulisuse ja ta on omadega lõplikult põrsus. Kui sa ükskord ära kooled või teisele tööle lähed, siis ta ei oska enam mitte midagi teha, sest tal ei ole enam käskijat, mis kinnitab, et temast on vahepeal vaikselt saanud robot, kes peab alluma ja nii edasi. Vähe on alles jäänud, see on väga ülbe lause muidugi, päris inimesi, kes õpetavad oma lapsi tekkivate ja kunagi tulevikus tekkivate probleemide, õigemini patt on öelda probleem, eluolukordadega toime tulema. Sõna probleem on siin tõesti patt kasutada, sellepärast et sellised abitud
keda ma siin ka kirjeldasin, on ise probleemid, aga me ei taha seda tunnistada, sest ei, minu laps küll nii ei tee. Teeb, usu, teeb, aga sa oled nii kuradi juhm, et sa ei saa aru, et ta seda teeb. Göteborgis ühes peres, kus me peatusime, kuulsin ma lugu, see oli eestapäevadel, kuulsin ma lugu, kuidas pereisa auto oli remondis, sõitis bussiga tööle päris kaugele, seal vahemaad on suured ja tagasi tulles jäi bussist maha ja tuli jalgsi. Miks? Sest tal ei tulnud pähegi, et teine buss võib veel tulla. Ja siis ma mõtlesin, et õud, see on ikka, ma ei osanudki välja mõelda, mis see on, aga näha inimest, kellel ei tule, kes ei ole kursis ühistranspordi omadustega. Seda enam, et seal iga jumala bussi peatuses oli silt, mis ütles, millal tuleb, kui kaua sõidab, väga põhjalik. No see oli rootsi keeles ja sel ajal ega ka rootsi keelest suurt aru ei saanud. No nii, ja nüüd võtame, sest mina tahan nii. Kõige selle eelneva taustal muidugi ärge seda ära unustage. Kliimaministeeriumis on valmimas, mis asi, eelnõu, mis lubaks keskkonnainspektoritel ohuolukorras kasutada enesekaitseks gaasirelva, teleskoopnuia ja käeraudu. Seni on sellised õigused olnud ainult jahinduse, metsanduse ja kalanduse järelevalvet tegevatel ametnikel, kellel on lubatud ka tulirelva kandmine. No hea küll. Laiendame ametiisikute relvakandmisõigus, sest ministeerium, see on ju sisuliselt riik, eks ole. Mõnikord ka riik riigis. Ja nüüd mõtleme selle peale, et aga miks sa teda tulistasid? Ma tahtsin nii, sest ma rõhutan, et kogu eelmine jutt oli tänaste 20, 30, 40 ohufaktori kohta. Ja selle seas tegelased võivadki olla juba mentaliteediga, et mina tahan omale õigusi karistada neid, kes on minust alamad, sest mina esindan siin riiki. Ikka see eksperiment tuleb ka meelde, et ühed on vangid ja teised on vangivalvurid ja sellest on ka film tehtud. Ja läheb lahti jõhker vägivald, päris kole. Filmis on see ka päris naturalistlikult kajastatud, nii et kes viitsib, saab vihjest aru, otsib üles ja vaatab. Tulirelva kandmise õigust laiendada ei kavatseta. Mis see nüüd tähendab? See tähendabki seda, vajame vahepealseid proportsionaalseid vahendeid, ütleb ministeeriumi esindaja. Meie vajame, sest see kalamees püüab ju meie kala, mitte enda. Ta raisk tahab seda veel müüa. Loome tingimused, et see läheb tal enne hapuks, kui ta sellega turule jõuab või läheb hapuks labori järjekorras või teeme kurat teesulud. Aga miks? Kas siin on tegemist võimu näitamisega või millega veel? Igal juhul praegu on eelnõu saadetud huvirühmadele tagasiside saamiseks. Huvitatud on kõik need, kellel avaneb võimalus saada omale
õigusi juurde ja mitte huvitatud on need, kes näevad, et nüüd võetakse kurat viimane ära. Püssi ähvardusel lausa. Lähiajal pidavad see liikuma valitsusse kinnitamiseks. See, et lähiajal liigub Läti seimi kätte või seimist valitsusse kinnitamiseks eelnõu, mis kohaldatakse, millega kohaldatakse, nagu ma aru saan, see on läti keel jälle, kas tarbekaupade ja teenuste ja võib-olla ka toidukaupade müük. Ja see korraldatakse nii, et seda kõike saad sa osta siis, kui sul on ette näidata, minu meelest oli jutt vaktsiinipassist või millestki taolisest, aga ootame paar nädalat, ootame. Niimoodi lähevad asjad kinnitamiseks ja niimoodi saavutatakse igati väärt tulemus. Ja muidugi tekib siin ka vastuolu, sest need lapsed, kellele omal ajal kodus ei öeldud, et nii ei tohi teha. Ja siit ka veel näide, mida ma olen toonud juba aastakümneid, on see, et ma mõtlen natuke suuremaks, viskab akna puruks. Ta võetakse kinni ja esimene küsimus on, kus koolis sa käid? Seda, et ta on võib-olla pool aasta koolis käinud. Seda pannakse talle nagu suuremaks mõjuriks kui 7 aastat kodu. Kus ilmselt tohtis aknaid puruks peksta või ma ei tea, mida teha. Ja siit veel paralleelis läheksin koleda käiguga edasi. Seda ma olen juba rääkinud, et need, kes teevad trikke oma tõukside ja jalgrataste ja värkidega, rikuvad liiklusseadust ja liikluseeskirja, kui üks sisaldub teises. Ega ta ometi ette ei kujuta, et kui nad saavad omale juhiloa, et nad hakkavad korralikult käituma. Mina ei kujuta. Ma tahan ju nii. Mulle meeldib nii. Aga jah, lastetuba ei ole ja seaduskuulekust ei ole, mida ei saa ka täielikult süüks panna, sest kohati, nagu see metallpostide näide ütleb, on see, kui sulle tehakse ikka üdini loll tõke, ilma et keegi uuriks ka, mis selle tagajärjed on, no hea küll. Kõige patusam mõte, mis siin saab tulla, on see, et pagaripoiste väljasöömise maksis kinni mõni konkurent. No ma nüüd ei usu, et pagarrõngu on nad kaugel, aga pagan seda teab. Selverid ja muud suured kauplused on ju siin ka, eks ole. Sööme nad turult välja kõige alatumate vahenditega, nii nagu siin oli üks kutt, kes oli kangesti prööganud ka, et sotsid tuleb maha lasta ja nii edasi ja nüüd selgub, et kriminaalasja ei algatata ja selgub ka meediast, et kaebaja või avalduse tegija ilmselt siis politseile oli ühe partei kõrge esindaja. Ja minu patune mõte ütleb, et tema tingimus oli, et tõmba uttu või saad krimmasja. Kui uttu tõmbad, ma võtan oma avalduse tagasi. Patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Ja peale selle ma olen palju kannatanud inimene. Ikkagi nii pikalt elasin Nõukogude võimu ajal, et mul on... Mis mul on? Hulk huvitavaid mälestusi võib-olla, kui nad meelde tulevad, aga mitte midagi õudset. Jah, üks osa ei taha täita seadusi ja teine osa
vaimustub neile antud uutest õigustest. Uus mänguasi tuli, johhaidi, me saame veekahuri. Nüüd paneme selle pagaripoiste kontori juurde ja kui keegi autoga tahab sinna sõita kuskilt pidi, kärutame veejoa peale, vaatame, kuidas ta sealt autost välja tuleb. Hüva, see on võigas nali, must huumor, siiski huumor, aga ma võin endale lubada absurdseid tuletamisi. Sest no, vaat see ekskoomiku sihelmine tunne, jah. Ja konflikti kui palju. Ja kui me nüüd kujutame ette nende kahe õhinapõhise eduelamusi pungil täis grupi kohtumist ükskõik millises eluvaldkonnas, siis tuleb mulle meelde seesama laste kõige vanemate seltsi, ma ei mäleta, mis selle nimi oli koolis, koosolek, kus neiukene noorukene põsed õhetamas tuli kuulutama, et meie organiseerime koolis viisakuse nädala. Mille peale esimene mõte oli mul, mõtlesin poisi peale ja viisakuse nädala peale ja mõtlesin, et no kurat, selle ühe nädala peab ta ikka vastu ka kuidagi. Kuigi see on ka must huumor niimoodi väga pahempidi. Ja viisakuse nädal oli selleks, et grupp neiukesi noorukesi saaksid käesidemed ja saaksid kontrollida, ega keegi söökla järjekorras ei trügi, ega keegi vahetunnis ei jookse, kuigi siis ma olin juba koolis käinud ja nägin, et vahetunnis istutakse seina ääres ja kogu moos niisugust vaikust, nagu selles koolis ühes vahetunnis ma ei ole elus varem kuulnud, tähendab olen kuulnud muidugi, aga koolis vahetunni ajal, kurat, nagu neutronpommiga oleks üle käidud. Ja siin on uba, meie tahame saada eritunnuseid, eriõigusi, siis vaat see sanktsioonide rakendamine, seda ma veel praegu ette ei kujuta, aga ma arvan, et kui nad ringi liiklusid, neil olid märkmikud käes, nii nagu see oli Erluf Petstropi karikatuuriraamatus ja nad kirjutasid üles nimesid ja kus klassis sa oled ja miks sa jooksid praegu ja meil on viisakuse nädal, joosta ei tohi ja teisel on võib-olla põis lõhkemas sel ajal. Oligi siuke kõrvulukustav häda või kuidas seda kirjeldada. No jah, see viisakuse nädal oli jube küll, aga kõik asjad arenevad, kõik asjad muutuvad, ajad muutuvad, meie muutume, olud muutuvad koos aegade ja meie koos olude ja aegade. Ma ei hakka teile väga segast ajama, aga noortekeskkonna liikumine, Eesti liikumine, Fridays for Future Eesti. See on siis, vanasti oli, seda laulis ka Ampelmanni nimeline vokaalinstrumentaalkoosseis, oli reedene rõõm, aga nüüd on reede tuleviku nimel, no tulevik. Nimi on jah vastavalt rikutuse astmele, aga noorte keskkonnakaitse liikumine Fridays for Future Eesti. Solgudes MTÜ Loodusvõlu pöördus kohtusse, kuna Keskkonnaamet muutis Enefit Industry AS-i ja VKG kaevandused OÜ kaevanduslube, suurendades lubatud kaevandamismahtu 2,5 korda.
kui rääkida kujutuspiltidest, mis niimoodi plaksti tulevad silme ette, siis meenub vana vene anekdoot. Seda räägiti mulle vist isegi eesti keeles, kuidas laeva peal naise sülest kukub üle parda lapsukene. Haigala tormab lapsukese poole, ilmselt mähkmeid palju või mis see on, põhja ka ei vaju veel esialgu. Ma ei usu, et sihuke tal süles oli sel ajal, ei, võimatu, kuigi praegu on see võimalik. Ja Pootsman rabab vöölt noa, hüppas üle parda ja naine karjub Pootsman kala ja noaga. No see on võib-olla jah paljudele mõistetamatu, aga üldiselt söögikohtades süüakse kala 2 kahvliga. Võib-olla mitte enam ja võib-olla mitte meil, aga vanasti oli sihukene etiketi nüansikene. Ja Pootsman oleks pidanud võtma haigala tapmiseks kahvli, nagu te ise aru saate. Kaevandamismahtu suurendati. Miks? Õud. Ei tea, kas neil kohtuistung siis tuleb ka reedel või? Fridays for Future Eesti on grupp aktiivseid noori, kes kõik tegelevad igapäevaselt. Originaalvene ježednevno kliimamuutuste vastu võitlemisega. Reedel puhkavad siis vist. Liikumise põhiosa moodustavad põhikooli ja gümnaasiumi ealised õpilased, aga on ka üliõpilasi ja vanemaid aktiviste. Ka see lauseosa on läbi russitsismi vist poogitud. No i другие официальные лица. Põhikooli õpilased, gümnaasiumi ealised õpilased, mis ei tähenda, et nad gümnaasiumis ka õpivad. Need siis saavad hakkama ettepanekuga, et omavahel läbi arutatud, põhjendatud, kaebame, mis asja, Keskkonnaameti kohtusse. No muidugi tore. Siin muidugi üliõpilased ja vanemad aktivistid on võtmesõna, sest keegi vanem aktivist on see, kes ilmselt hoiab kogu Friday-täiel silma peal ja eeldatavasti mitte tasuta. Nii et jälle üks huvitav nähtus. Siit me jõuame, kuhu me jõuame? Me jõuame selle juurde, et jaapanlased vist uurisid. Ma võin praegu eksida, aga ma isegi ei mäleta, mis keeles see oli. 30 aastat nad uurisid nii nimetatud vaba kasvatusega lapsi, neid jälgiti, vaadeldi erinevates olukordades, uuriti nende tegevuse tulemusi, nende olemust, nende olematu kinderstube omadusi. Kurat, siin läheb omal ka juba peast segi kõik. Ja no need olid kõik siuksed lapsukesed, kes võisid ise otsustada ja teha, mida nad tahavad. Ühesõnaga öelda emale või isale, et ei, sa ei lähe sinna kontserdile, sa istud sel õhtul kodus ja vaatad, kuidas ma arvutimänge mängin. No why not? No võib ju siukese asja ka võtta. Ja siis, no siin ma poosetan oma imelise kõhuga. Kui nad said täisealisteks, oli selge, et iseseisva eluga nad
toime ei tule. Igasugused keelud ja piirangud kutsusid esile agressiivsuse. Igasugused äraütlemised, ma ei saa sulle seda osta, kutsusid esile hüsteeria hoo. Seda sõltumata soost. Muide, te võiksite, kes viitsib vaadata, kust on pärit sõna hüsteeria. Võib-olla saate mõned väliselt isasolendid panna natuke vähem hüsteeritsema just läbi selle. Need lapsukesed, need vabalt kasvatatud, nad võisid kallale minna, ükskõik, emale, isale, sõbrale, tuttavale. Ja ega nad ei otsinudki ise lahendusi ega midagi. Töökohas olid neil konfliktid ja pinged, kooselus. Eks samamoodi pinged, kui löömiseks ka läks, siis on juba perevägivald, siis on enese kehtestamine sellel tasemel, et ühed on orjad ja teised säravad, hullemini kui päikekuri vaim. Ja psühholoogi kokkuvõte oli umbes niimoodi, et ma ka alguses arvasin, et selline vabadused ja kõik need teevad lapsed õnnelikuks, annavad neile õnneliku lapsepõlve, aga nad kasvasid abituteks, sest nad ei osanud, nad ei olnud ära õppinud seda, et maailm ei allu neile, ei tiirle kõik ümber nende püha naba. Piiride seadmine, reeglite kehtestamine, see ei ole julmus. Ma räägin ja samas tuleb mulle meelde, kuidas sõitsin mina ringteele ja mulle tuli auto vastu. Ma väga loodan, et see oli inglane, ausalt. Aga see oli kohaliku numbriga igatahes. No ma tahan nii sõita. Ja võt on piiride seadmine, reeglite kehtestamine. See laseb sul ellu jääda. Sest kui sa rikud reegleid ja hakkad elektrijuhtmeid voolu all olevaid hammastega puhastama, paremal juhul pääsed sa hambaarsti juurde, halvemal juhul ei pääse sa kuhugi, siin pannakse kasti ja kogu moos. Ja täna me oleme olukorras, kus suur hulk pealtnäha intelligentseid ja võt siin on veel üks nüanss, ta võib olla lipsu ja ülikonnaga. Ta võib käituda teatud olukordades väga viisakalt, kui tal on midagi vaja saada. Aga rafineeritud lurjused on kõige hullemad. Seda vist mainis juba Balzac. Suuresti võin eksida. Balzac on Balzac, aga ütles ta igasuguseid huvitavaid asju. Aga mis ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et, ja ma ütlen ka, et me peame tänastes noortes poliitikutes katsuma ära tunda kõiki neid siin eelkirjeldatud tooteid, kes on parteijuhi ehk siis sektipealiku või maffiaperekonna ristiisa orjad ja kuuletuvad ja kes on need, kes mina tahan nii, teie peate minu valima. No, mõlemad hullud küll. Ma muidugi kirjeldan neid äärmuslikult, aga aitab sugemetest, et nendest järeldada nii nagu, nüüd ma ei ütle küll kuigi kindlalt, Sherlock Holmesile võib selle ka kaela peale panna, kuigi kirjanduslik fiktsioon, et veetilgast võib järeldada Niagara kose olemasolu. Me peame õppima ära tundma neid tooteid. Ja nüüd on küsimus, kes peaks seda õppima?
kes suudaks seda õppida. Ja kas see, kes suudab neid asju õppida, omandada, ära tunda, kas ta suudab ka maailma tagasi muuta? Ma natukene kahtlen. Samas see on nüüd, see võib olla veedalikust maailmast või kuskilt veel kaugemalt sumeritest, nende eelsest, kuigi ma olen seda midagi taolist lugenud erinevate usulahkude ja erineva pühitsusastmega rahvaste folkloorist. See on see, et muide oma vanaemalt ka. Tema sündis 1901, nii et ise võite järeldada, et tema käest ei ole võimalik enam kinnitust otsida. Aga ma vannun, et temagi ütles, et maailmas elab alati 36 tarka inimest, kes ei lase ilmal hukka minna. Erineva sõnastusega, jah, on seda 36 mainitud mitmel pool, et umbes nii palju on päris inimesi. Konflikti sattumisega riskides neid, kes on päriselt suure paugu või jumala looming. Aga ega nad ei suuda ka kõiki valitseda, nad peavad kuidagi omavahel kokku leppima, et sellele kambale vesi peale, siin ei paranda enam midagi. Vaatame näiteid minu pärast kas või piiblis, Soodomat ja Gomorrat. Oleks võinud ju, aga ei võinud. Lot ja tema naine, jah. Kuigi naine oli ka sõnakuulmatu, nii et ainult Lot. Aga jah, vanaema mulle veel imestas, et miks 36, 7 on see püha arv, et oleks pidanud 49 olema. Ja siis, kui ma ütlesin, et aga see on ju tosina arvutuses, tosina arvestuses ja see, et kasutatakse tosinat, sellel peab olema, muide, kas te teate ikka nooremad inimesed, mis elukas on tosin? Uurige, guugeldage. Võib-olla saate õige vastuse. Et kui siin on ikka 3 tosinat, siis on 3 tosinat, pole midagi. Ja täna me oleme olukorras, ma pean hakkama lõpetama, kus inimesed sisimas võivad jääda inimeseks, olla head ja tublid, 4 silma vestluses. Nad võivad särada sinu ees. Nad ei ole tegelikult nõus meie aja paljude, meie ümber kehtivate, kehtestatavate ja nii edasi tegevuskavade, ideoloogiate, valitsuse korralduste, määruste, seadustega, aga nad avalikult järgivad neid hoolega. See on see näide, et kui ma rääkisin Ida-Viru inimestega, nii omavahel olid ühed inimesed. Kui ma rääkisin mikrofoniga, olid teised inimesed ja me näeme seda sama Aamöla kaamelas, see Aktuaalne kaamera. Ja selle Aamöla kaamela nime vist mõtles välja mees, kes mängis ka kontrabassi, Elmo Lööve. Ei teagi, mis ta saanud on, peaks guugeldama. Me teeme seda, mida meile öeldakse, et tuleb teha, miks tuleb. Korrutame seda, mis on poliitiliselt korrektne. Õigustame enda ja teiste silmakirjalikkust ja topeltmoraali, sisendame endale, et me oleme nii võimetud ühiskonda muutma ja seega meie peame olema rahva osa, massi osa.
Ja milles on massi puhul asi? On jälgsõna permutatsioon. Võtame 2 mõnusalt valget lehte, suhtlevad, ma ei tea, kas on näha, omavahel. Nad tahavad olla teineteise suhtes meeldivad, targad, vaimukad, tabada ära, millest teine mõtleb ja mitte eksida teda solvates sellega, et tema mõtteid ümber lükatakse liiga vara, siit hakkab see viga peale. Ühesõnaga, ollakse meeldivad. Nüüd tuleb üks katkutud jeekim, see on mu tahvel, kampa. Ja nüüd peab igaüks neist suhtlema 2 ja olema 2 meeldiv ja samas meeldima ka endale. See on jubagi supermutatsiooni poole ja siis tuleb veel üks särav jeekim ja 4 tükki peavad omavahel kõike seda kooskõlastama ja paika panema ja tekivad mingisugused kuradi luulud, kollektiivsed illusioonid, udu. Ja keegi ei tea, kui nad on ikka tulised midagi ei arutanud, siis vaata, et pärast ei mäleta oma nimegi ja siis tuleb 5., 6., 7., 8. Ja ma ei oska teile öelda, kas massi sugemed soov teisele meeldida, aga mida teine minust arvab? Kas see üks-ühele suhtumises ongi juba see batsillus, mis muudab inimesed massiks, kaotab nende teadvuse ja mõistmisvõime, tekitab soovi võib-olla alluda kõige läikivamale? Ma ei tea. Aga ütleme, et pikk jutt on räägitud, oli segane küll. Kes läbi näris, see on kõva kutt. Ja nüüd on aeg siis ka lõpetama hakata. Ja nagu te siit aru saite, meie teod on nii põhjused kui tagajärjed üheaegselt. Nad on üksteise sees. Ja samamoodi me võime tänase olukorra kohta öelda, et tugevad ja iseseisvad naised, see ei ole mitte kiitus naistele, vaid häbi meestele. Sest naised on need, kes peaksid olema mehed, mitmelt poolt juba välja söönud. No muidugi läheb mõni asi untsu ka, aga kellel ei läheks, egas mõni tilliga tüdruk parem ole. Nii, olge tänatud kõik, kes te sihukest asja toetate. Teie toetust on hädasti vaja, et kas või üle elada neid samu värke, mille tõttu on selle nädala saated oma järjestuses nagu siilide paaritumine, et päriselt ei saa ma ise ka veel aru, kuigi ma olen selle peale unetutel öödel mõelnud. Ja kas, jah, kõik on lahendatav. Maailm oli enne, on praegu ja jääb kestma pärast meid. Olge tänatud ja meie püha sõda läheb igal juhul edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.